Ei, praegu lihtsalt käivitan. Jõgeva valla aukodanik Heino Veskis, teil läheneb peagi 90. sünnipäev. Kust taga elu ja lapsepõlv üldse alguse sai? Ma tean, et juured on vist Valgamaal või? Just, jah. Valgas, jah. Mis lapsepõlvest meenub? Valga linnas. Mis lapsepõlvest meenub, jah? Valga linnas ja kus koolis käisite, midagi vanemad tegelesid? Esimeses keskkoolis käisin. Millised huvid siis olid? Kuidas? Millised huvid olid siis? Suvid. Ei, millised huvid, kas oli juba siis huvi ajaloo vastu? Ajaloolasena, jah. No, ma olen tundnud huve spordi vastu. Korvpalliga tegelikult. Korvpalliga just, jah, ja võrkpalliga, jah. Tegelesin sellega. Ja olid ka kodu lähedal need väljakud, jah? Jah, suhteliselt, jah. Kaugel te spordis jõudsite, olite päris niisugune harrastussportlane või päris võistlesite? Harrastaja, jah. Üks diplom on kõrgushüpe, maakonnas sain esikoha. See on ainukene diplom. See oli Valga maakonnas, jah? Valga linnas, jah. Valga linnas ja Valga maal ka? Valgamaal ka, jah. Kas selle spordiga võib seostada ka teie vaimuärksust ja ütleme nii suhteliselt tead tervist manuse kohta, ütleme niimoodi? Jaa, ma olen ise ka väga tänulik oma arstile. Jah, või üldse, et nii hea tervis on olnud. Jah. Kuidas teil tuli idee astuda ülikooli ajaloo teaduskonda? Ma tundsin huvi mineviku vastu. Milline minevik huvitas just, kas nagu Eesti ajalugu või kaugem maailma ajalugu? Eesti ajalugu põhiliselt olen. Jah, juba kooliaeg huvitas. Jah. Kuidas ülikoolis õppimine läks, õppisite cum laude? Õppimine oli nii, et 4 ja 5 segab pooleks või. Teil olid väga kuulsad kursusekaaslased, nagu riigimeeste diplomaat Vaino Väljas ja vist Helmut Piirimäe ja mida te nendest meenutaksite? Mõlemad olid minu kursuse peal. Ja Vaino Väljas oli, me oleme, isa kaudu me oleme ühe kandi inimesed. No juured on Emmastes. Seal on Vaino isa, ema ja õde ja kohe kõrval on minu vanaema, vanaisa ja mõned omud Emmastes, Kabuna külas. Ja oleme senini suhtleme. Kes õppejõud teil olid, nii palju õppejõud ka meelde, eks ole nüüd palju, aga keda just tahaksite nagu toonitada? Kes tookord õppejõud olid vist? Ülikoolis või? Jah. No, katsun ma meelde tuletada. Kenkmann oli, Rudolf Kenkmann oli üks arhiivindust rääkis. Ja see oli nii ammu, Rudolf Kenkmann, tuttav nimi kahtlemata ja aga elasid ühiselamud Tiigi tänavas või? Alguses olin Tiigis, aga pärast akadeemik Ariste sokutas mind näituse ühiselamusse, kus ma olin siis Vainoga ühes toas. Vaino Väljas ikka, jah. Ariste kuulus keelemees. Ariste oli jah keeleteadlane. Norma kandist pärit, said hiljem tuttavaks ka või? Ja Ariste tütrega ma lõpetasin koos, me olime ühel kursusel. Tema õppis ka ajalugu. Marju Ariste, jah. Marju Ariste, jah. Ja siis Ariste naise
õepoeg käis Lätis ja tema oli siis nagu Valgas minu ema juures korteris. jah, see läheb ikka ei, see on väga huvitav, Tarist on ju pärit Jõgevamaalt, siit Torma kandist. Jah, ja mis esimesed töökohad tulid ta kohe Jõgevale tööle või ta ülikooli ajal abiellusid ju ka ja Siiriga, jah? me Kus ta tuttavaks, Siiri on Eesti filoloog oli, jah? filoloog oli jah. Kus te tuttavaks saite? No meil oli niimoodi, et koolis, samas gümnaasiumis käisid. Valga gümnaasiumis või keskkooli, vanasti nimetati keskkooli. Seal saime tuttavaks ja mulle ta meeldis ja tema abiellusime. Ja 2 tütart on meil peres. ja Jõgevale tulite kohe peale ülikooli või oli vahepeal veel midagi? Jõgeval pakuti, oli niisugust 3 kohta oli, aga kuna abikaasal olid kõik 5, siis temal oli õigus valida ja ta valis Jõgeva. Ja ma olevat öelnud ajaloolised sõnad, siia me tuleme ja siia me jääme ja täpselt nii täituski see asi. Sõnad läksid täide? Ja läksid täide. Jõgeval on head, sa oled rääkinud, hea raudteeühendus oli Valgamaaga ka. Jah, raudteeühendus oli väga hea. aga nüüd Jõgeval olete mitmes õpetanud mitmetes koolides ja koolimajades. Räägime natuke nendest, meenutame. Mina õpetasin Jõgeva esimeses keskkoolis õpetasin ja siis, kui ma sain Töölisnõude keskkooli direktoriks, siis ma õpetasin täiskasvanute hulgas. Kuidas õpilased läbi aegade muutunud on, kuidas ajalugu muutunud, et Noh, eks jah. No kõige parem õpilane oli mul Aalo Mattiisen, tema laulis hästi ja ma juba emale ennustasin ette, et võib-olla temast saab kunagi helilooja, sest tema saatis nii soliste kui ka koore. Ta oli väga hea orkestrimees. Ja kui keegi tuli tundi, siis ma rääkisin tavaliselt seda õiget Eesti ajalugu, siis kui tuli mõni kommunist sisse, siis ma võtsin kohe teise tooni ja kõik õpilased said aru, et asi on nii ja mul ei ole ühtegi konflikti olnud õpilastega. kuidas on õpilaste ajalugu olnud, ütleme niimoodi, mida kõige rohkem küsitud on ja millise ajaloo vastu on üldse kõige rohkem huvi tuntud? Jah. Õpilaste huvi, et tegid ju kodu-uurimistöid palju? Jaa, kodu-uurimised töid tegime aastaid töötasime, kodu-uurimise tööd olid ja üks kodu-uurimise töö oli Tiit Lääne, ja tema tegi uurimistöö Jõgeva ja sai esimese koha ja sellest oli väga hea meel. Jäähoki ajalugu algusest peale tegi. Ja teine, kes mul oli? No eks aegade jooksul on palju olnud, aga vanemas eas olid see uuesti siis ju õpetasid täiskasvanud, Jõgevate täiskasvanute koolis. Pärast tagasi, jah? Jah, et selles mõttes tagasi. Töölisnoorte keskkooli direktor olid ja siis olid palju aastaid Jõgeva keskkooli ajalooõpetaja ja siis uuesti täiskasvanute koolis ajalooõpetajana. Aga see oli ikka päris kõrges päris pikk aeg, jah, ma mäletan ka. Mis endale kõige rohkem ajaloo huvi pakub? On mingi lemmikteema?